Tervist, siin on Mõtlemaatika ning täna kavatseme lahendada läbi 2017. aasta matemaatika riigieksami. Hoidke silmas, et minu lahenduskäigud võivad erineda sellest, mida teile on õpetatud, aga vastused peaksid meil tulema samad, sest need on kontrollitud Harno lehelt. Ülesanne 1. Tuleb lihtsustada algselt selline avaldis. Alustame esimesest sulust. Esimesel murrul saab nimetajas võtta sulu ette A. Paneme kõik nüüd samale murrujoonele ning korrutame teist murdu A-ga. Võtame ette teise murru. 9 miinus A ruut on valem, ehk siis seda saab välja kirjutada kui 3 miinus A korda 3 pluss A. Järgmiseks peame mõlemaid väärtuseid jagama üksteisega. Lugejast saab maha tõmmata 3 pluss A ja A miinus 1 ning nimetajast A miinus 1 ja 3 pluss A. Vastuseks jääb 1 jagatud A korda 3 miinus A. Teine punkt. Arvutage avaldise väärtus, kui A võrdub loog 2 16-ga. A väärtuseks tuleb, kui võtta loog sellest 4. Paneme 4 algsesse tehtesse ning saame vastuseks miinus 1 neljandikku. Sellega lõppes esimene ülesanne. Ülesanne 2. 2 aastat tagasi võitis Mart loteriiga 5000 eurot. Ta otsustas panna selle raha 8 aastaks pangahoiusele, millelt makstav intressimäär oli 0,6% aastas. Mitu eurot rohkem oleks Mart sama perioodiga intressidena teeninud, kui hoiuse intressimäär oleks olnud 10 korda kõrgem. Selle ülesande lahendamiseks tuleb arvutada, kui palju Mart oleks teeninud intressidena tegeliku 0,6% intressimääraga ning kui palju ta oleks teeninud, kui intressimäär oleks olnud 10 korda kõrgem ehk 6%. Seejärel leiame nende vahe, mis annab vastuse, kui palju eurot rohkem ta oleks teeninud kõrgema intressimääraga. Selle leidmiseks kasutame liitintressi valemit, kus on sees esialgne summa ehk 5000 eurot, intressimäär, mis on 0,6% ja 6% hoiuseperiood aastates ehk 2 aastat ning summa pärast teatud arv aastaid. Arvutame intressid mõlemal juhul. Esimene juhtum on, kus aastane intressimäär on 0,6%. Selle vastuseks tuleb 5060 eurot ja 18 senti. Teine juhtum on, kus aastane intressimäär on 6%. Selle vastuseks tuleb 5618 eurot. Seejärel leiame nende kahe summa vahe, et leida intresside erinevus. Vastuseks saame 557 eurot ja 82 eurot. Sellega lõppes teine ülesanne. Ülesanne 3. Lihtsustame esimese avaldise. Siin saame kasutada trigonomeetrilisi reegleid. 1 miinus siinus ruut x on sama, mis koosinus ruut x. Samuti siinus sulgudes 90 kraadi miinus x on võrdne koosinus x-iga. Järgmiseks saame koosinus x-id maha tõmmata ning jääb alles koosinus x. Seega lihtsustatud avaldiseks jääb koosinus x. Teine punkt. Joonisel on funktsiooni fx võrdub koosinus x graafik lõigul miinus 90 kraadi ja 90 kraadi. Graafikul on valitud punkt A. Leidke m täpne väärtus. See tähendab, et funktsioon m võrdub 0,5-ga ehk peame tegema koosinus m võrdub 0,5. Kasutades miinus koosinus klahvi saate 0,5 vastuseks 60 kraadi ja see ongi vastus. Sellega lõppes kolmas ülesanne. Ülesanne 4. Tuleb lahendada võrratus x korda sulgudes x pluss 1 on väiksem kui 4 korda sulgudes 1 pluss x. Avame sulud mõlemal pool võrratust. Viime kõik liikmed ühele poole, nii et paremal pool jääks 0. Liidame kokku sarnased liikmed. Kasutame ruutvõrrandi lahendi valemit. Ruutüüri alt tuleb välja 5. Esimene x tuleb 4 ja teine x tuleb miinus 1. Kui otsime ala, mis on x joon all, siis vastuseks jääb miinus 1 kuni 4-ni. Sellega lõppes 4. ülesanne. Ülesanne 5. Ajakirjas oli loogikaülesanne, mille lahendajad võisid saada auhindu. Oma lahenduse saatis 10 erinevat inimest ja lahenduste eest jagati punkti järgmiselt. Nende lahendajate vahel, kelle tulemus oli keskmisest lahendustulemusest suurem, loositi välja 2 ühesugust auhinda. Leiame esimese asjana aritmeetilise keskmise ning selleks saame 28,6. Esimene punkt. Koostage lahendustulemuste põhjal sagedustabel. Mitu lahendajat osales auhindade loosimisel? Keskmisest kõrgema tulemusega lahendajad olid need, kelle tulemus on üle 28,6, osalesid loosimisel.
Seega valime tulemused, mis on üle nende arvude. Loosimisel osales kokku 6 lahendajat. Teine punkt. Mitmel erineval viisil võis jagada 2 auhinda. Kuna loosimisel osales 6 lahendajat ja auhindu anti välja 2, siis peame leidma võimalike paaride arvu nende 6 lahendaja vahel. Kombinatsioonide arv 2 lahendaja valimiseks 6 tuleb teha selline tehe ning vastuseks saame 15. Seega, auhindu võis jagada 15 erineval viisil. 3. punkt. Kui suur oli tõenäosus, et auhinna sai lahendaja, kelle tulemus oli 24 punkti? Ainult üks lahendaja sai tulemuseks 24 punkti, kuid kuna tema tulemus polnud keskmisest kõrgem, ei osalenud ta loosimises. Seega tõenäosus, et 24 punkti lahendaja sai auhinna, on 0. 4. punkt. Kui suur oli tõenäosus, et auhinnad läksid 2 parimale lahendajale? Parim tulemus oli 32 punkti ja seda said 2 lahendajat. Kui valime 2 auhinda juhuslikult, siis soovime, et mõlemad läheksid nendele 2 parimale. Loosimisel osales 6 inimest, seega auhindade määramiseks oli võimalik 15 erinevat viisi. Ainult üks võimalik paar on selline, kus mõlemad auhinnad lähevad nendele 2 32 punkti lahendajale. Seega tõenäosus, et auhinnad läksid 2 parimale lahendajale, on 1/15 ehk 6,67%. Sellega lõppes 5. ülesanne. Ülesanne 6 on antud funktsioon fx võrdub x kuubis miinus 3 korda x ruudus. Esimene punkt, arvutage funktsiooni fx kasvamis- ja kahanemisvahemikud ning miinimumpunkti koordinaadid. Selleks peame leidma funktsiooni esimese tuletise, et määrata kriitilised punktid ja kasvamis-kahanemisvahemikud. Selleks saame 3x ruut miinus 6x ning võttes 3x sulgud ette, jääb sisse x miinus 2. Siit saame 2x väärtust 0 ja 2. Tehes jällegi x sirge, näeme, et siin on 2 kasvamispiirkonda ja 1 kahanemis. Esimene kasvamispiirkond on miinus lõpmatusest 0-ni ning teine 2 lõpmatuseni. Ainus kahanemispiirkond on 0-st 2-ni. Funktsioon kahaneb vahemikus 0 ja 2 ja kasvab vahemikus 2 lõpmatus. Seega punkt x ehk 2 on lokaalne miinimum. Leiame f2, mille vastuseks saame -4. Seega miinimumpunkt on 2 ja -4. Teine punkt, funktsiooni fx graafikule kohale x 0 võrdub 3 on tõmmatud puutuja tõus. Funktsiooni puututõusu leidmiseks kohal x võrdub 3, arvutame tuletise f3. Pannes 3 tuletise funktsiooni saame vastuseks 9. Seega puutuja tõus kohal x võrdub 3 on 9. Sellega lõppes 6. ülesanne. Ülesanne 7. Ärimees peab lendama Tallinnast Sofiasse, mis asub Tallinnast 1860 kilomeetri kaugusel. Otselende Tallinnast Sofiasse sel kuupäeval ei toimu ja ärimehel tuleb lennata ühe ümberistumisega kas Münchenis või Kiievis. Esimene punkt. Kui lennata Kiievi kaudu, siis tuleb otselennuga võrreldes lennata 220 kilomeetrit rohkem. Lend Tallinnast Kiievisse on 40 kilomeetri võrra pikem kui Kiievist Sofiasse. Arvutage Tallinna ja Kiievi vahemaa. Antud on, et otselend Tallinnast Sofiasse on 1860 kilomeetrit. Kui lennata läbi Kiievi, on 220 kilomeetrit rohkem, seega Tallinna Kiievi Sofia marsruut on 1860 pluss 220 võrdub 2080 kilomeetrit. Tallinna ja Kiievi vaheline lend on 40 kilomeetrit pikem kui Kiiev-Sofia lend. Tähistame, et Tallinna ja Kiievi vahemaa on x ning Kiievi ja Sofia vahemaa on x-40. Kuna kogu vahemaa läbi Kiievi on 2080 kilomeetrit, siis saame sellise võrrandi. Lahendame selle ning saame, et x võrdub 1060. Seega Tallinna ja Kiievi vahemaa on 1060 kilomeetrit. Teine punkt on teada, et Tallinna ja Müncheni vahemaa on 1520 kilomeetrit ning nurk Müncheni Tallinna ja Müncheni Sofia lennuliinide vahel on 88,9 kraadi. Arvutage Müncheni ja Sofia vahemaa, vastus andke täpsusega 10 kilomeetrit. Kasutame siin koosinuse teoreemi, et leida Müncheni ja Sofia vahemaa. Paneme arvud olemisse ning peame järgmiseks lahendama ära ruutvõrrandi. Esimene väärtus tuleb -1071, mis ei sobi, ning teine 1072.
ehk ümardades 1100 kilomeetrit ning see on lõppvastus. Kui teile meeldis see video ja oli abi, siis kindlasti likeige ning kui teid huvitavad sellised videod, siis kindlasti vaadake üle mu kanal. Mul on iga aasta jaoks tehtud üks kitsa ja üks laia riigieksami lahendusvideo. Kuniks järgmise videoni, näeme siis.